Eesti Vabariigi 99. aasta pidustuste eelõhtul oli mereväel tähtis päev. Miinisadama Kail määrati täna mereväe kapten Jüri Saska uueks mereväe ülemaks. See on kõige kõrgem koht, mida mereväes saavutada võiks ja peaks olema, ma arvan, iga mereväelase eesmärk. Kui marssali kepikest kotis ei ole, siis ei ole mõtet väga altpoolt alustada. Kindral Riho Terras ütles pidulikult tseremoonial oma kõnes, et merevägi on ja jääb osaks Eesti kaitsevõimest. Oma isemoodi traditsioonidega on merevägi siiski osa tervikust. Kindral soovis uuele mereväe ülemale pärast torme ja turbulentsi, mis mereväge tabanud, rahu ja rahulikku meelt ühtsuse leidmisel. Mereväe kapten Saska asub uuele positsioonile täis teotahet ja kindlat meelt. Üks suuremaid plaane ja murelapsi hetkel on ikkagi see palju räägitud mereseire, millega nüüd siis tuleb tegeleda, kuidas see siis saab lahendatud võimalikult hästi olukorras, kus me täna oleme. Muus osas mina arvan jätkuvasti, et mereväes on väga tegusad ja tublid ja asjalikud inimesed, et me vajame sellist, kuidas öelda, kõlab küll väga ebapopulaarselt, aga väikest peenhäälestust, et see saaks parem. Mereväe kapten Jüri Saska on teeninud peaaegu kõigil mereväe laevadel ja staapides ning ka Eesti, Läti ja Leedu ühise miinitõrjegrupi Baltron staabi operatiivohvitserina. Ta on olnud mereväe baasi ülema, mereväe staabi ülema ja mereväe laevastiku ülema ametikohtadel. Eesti mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalvett ja põhiülesanne teha miinitõrjet ning arendada miinisõjavõimet. Eesti merevägi taas loodi alles 1994. aastal ning on üks väiksemaid maailmas, kuid mereväelaevade meeskonnad on näidanud end rahvusvahelistel operatsioonidel koostöövõimeliste ja võrdsete partneritena.